ütleme niimoodi, et need 4 kala, mis sellest, et nad on sellised pisikesed, neist saab super hea uhaa tegelikult teha. Muide, seda tahtsin ka sulle öelda, millega ma vahepeal tegelenud olen. Romaani kirjutasin. Okei. Jah, tõesti. See oli 3 aastat tagasi. Ülivinge asi on see, et varasemalt ma olen luulet kirjutanud, aga nüüd ma mõtlesin seda, et jätan selle pseudonüümi Jaanus Saar sinna paika. No ütleme niimoodi, et see peamine asi, millest ma seal kirjutan, on ühe väga spetsiifilise Jaapani kirjandusžanri kohta. Et selleks on siis nimelt Jaapani lesbikirjandus, mis on täiesti minu temaatika number 1. Et eks ma olen aastakümneid juba Jurit lugenud, seetõttu ma olen nagu defineerinud enda jaoks kirjandust suures osas selle žanri kaudu. Mulle meeldib lihtsalt nii väga, kuidas see on tehtud, kuidas on selline mitte heteronormatiivne, kuidas on naistavahelised suhted seal on nii palju huvitavaid dünaamikaid. Ja sellega ongi selline lugu, et annaksin selle vabalt välja. Aga probleem on lihtsalt selles, et oleks finantsi vaja selleks, et ega see romaani avaldamine, kui see on illustratsioonidega ja see on selline pikemat sorti, et see ei ole nagu odav lõbu, eks ole. Aga iseenesest, kuna see on kõik nagu valmis, ma olen selle juba lasknud ära keele toimetada ja mul on pildid tehtud, siis ei ole tegelikult see mingisugune probleem. Lihtsalt see asi on vaja kuskilt käima saada. Ja sellist asja ei ole keegi teinud Eestis. Selles ongi see teema, et tahaksin tuua sellise mega laheda žanri nagu Juri tõesti Eestisse nagu pauguga kõmm, see nii äge asi, inimesed loevad ja meil on see nišš olemas. Me saame selle asja lihtsalt käima ja see tuleb super, ma räägin, see tuleb üli super lihtsalt. Tegelikult mulle jumalast meeldib see story. Kui tihti on näha midagi tõeliselt innovaatilist turul, sellepärast, et eestlased kirjutavad ikka nagu sellest, millest nad nagu alati kirjutavad, aga siis tuleb nagu selline põnts ja täiesti nagu asi, mida ei ole varem nähtud ja see jääb lihtsalt inimestele meelde, mõtlen võrdlusparalleel, häädemeeste fenomen, ülimalt